eest kõik seto naise peariided, peakompleksid, rätid on, siin on 5 rätti. No paneme rätid pähe siis või? Leht. Setomaa lehes alati häid reegleid, igasuguste kommete kohta. No, vaatame. Okei, siin on põhimõtteliselt sama ikkagi, et linik, päevüü, rätt, siis pidulikuks puhuks siidipael, /helmine, /kuldrätt. Aga milline siis? Kas ikka on midagi valesti veel? Kas pildil on midagi valesti? Põhimõtteliselt võib edasi diskuteerida sellel teemal. Kas seto naine võib olla teisest rassist? Ja siis ka meie selle suve nii-öelda kõige olulisema näituse avamine siis võib öelda. Tegelikult nüüdseks esialgne ähmane idee seto naised, kuidas neid kujutatakse siis kunstis või üleüldiselt, mismoodi neid ette kujutatakse, siis see on nüüd muutunud selleks näituseks ja see idee on natukene siis saanud rohkem konkreetsed ja selged piirjooned ja saanud juurde need mujalt maailma mõjutused ka. Korra tsiteerides oma 94-aastaseks saavat vanaema, kes ei ole üldse seto juurtega, aga no on vanem naisterahvas. 94 on juba päris kõva vanus. Kui ta mind esimest korda pildi peal seto riietega nägi, siis ta küsis, et no muidu on väga ilus, aga kas see rätt peab peas? Ma mõtlesin, vana mutiks teeb su. Et vaatame siis, mis see näitus ütleb, kas rätt peab peas olema või ei pea ja kes seda otsustab ja kuidas otsustab ja millest see näitus veel kõneleb. Et ma tegelikult siis kutsuksin muuseumi poolt siia ette 2 kuraatorit, Andreas Kalkuni, Rebecca Põltsami ja kujundaja ka, Agnes Ratase, kes kõige viimasena nii-öelda jookse pealt haarati. Kui rääkida naisküsimusest Setomaal ja mis praegu kõige nagu aktuaalsem on, et siin samas maja ees on ju ka vietnamikeelsed sildid seebipoele, et see on siin poliitiline tegelikkus, et aeg-ajalt püütakse siit kaudu või siit kandist Vietnami põgenikke smuugeldada inimkaubandusega, et siis tegelikult hoopis pearätt on oluline teema. Seto kõneles, et Jumalaima andsid sammu rõivid. Pühä Maarja oli seto rõivi. Et see andsid jutem arhiivih palju. Niisamad siis moslemi või islamiusulised, et neil on ka tuu religioosne põhjendus, et mille tuud rätti pealt kandma. Ja siis ma naksingi uurma, et ma mõtlen, et võinu inimestele nagu palju vanainimesi tiidvä, et mille näio kans vanikut või rätti või oli paljapääga mõnikord ka. Ja mille siis naasele, siis kui oliva panti, siis tuu linik päähä ja vanast oli niimoodi, et ilma linikuta ees tohi üle taregi naane minna. Et mille siis tuu oli niimoodi. Et tuu muud, et naane on paljapääga, see ilma aigu meil siin Eestis või Setomaal, et tuu ei olegi nii vahtsene muud, et tuu on sääne, või tuu on päris vahtsene muud, et Meriem Bennani, kes on kasvanud üles Marokos ja hiljem Prantsusmaal ja praegu ta töötab ja vist ka õpib New Yorgis, USA-s. Ja tema ütles, et kui ta kasvas üles ja ta oli väike tüdruk, siis kandsid rätikud peas või hijabi või isegi burkat. Põhimõtteliselt ikkagi andsid väga usklikud vanemad naised ja inimesed maal, aga linnas eriti ei kantud. Aga pärast 9.11 isegi Marokos ja igal pool islami usuriikides hakati palju rohkem kandma seda hijabi. Ja tema jaoks ta muutus väga murelikuks ja ta sai aru, et ta on noor inimene ja ta elab sellises ta ongi hübriid, et ühelt poolt ta elab sellises nagu islami traditsioonimaailmas, aga teiselt poolt ta elas vahepeal Prantsusmaal, kus üldse ei tohi oma usku ühegi märgiga kanda peale ateismi. Ja siis, kui ta USA-sse läks, siis ta tegelikult ütles, et see avardas tema mõttemaailma, et ühelt poolt on need pearätid nagu
nagu moe küsimus rohkem kui religiooni küsimus paljudele. Ja ta püüdis leida viisi, kuidas sellest rääkida ja ta otsustas, et kõige parem viis selleks on vale tõsielu saada. Et kuidas ilmtingimata ei pruugi see naise katmine olla represseeriv, aga see võib olla ja seda ei tohi ära unustada, et mõned noored naised ei taha neid kanda ja see ei ole lihtsalt trotsist, vaid see ongi teatav vaimne vägivald, aga me peame oskama seda nagu ära tunda, et millal on mis ja siiski need viimased tõlgendused jäävad siis igaühele endale esialgu. Ja ma loodan, et see näitus tekitab mingi küsimusi ja samas tuletab meelde seda ajalugu, et mille Seto rõivik kantas ja mille vanast kanti ja kus need nüüd kandas ja et kõik need küsimused. Neiu selline kõige uhkem peakatte oli vanik, et vanikuid loomulikult igapäevaselt kantud, et vanikuid kanti suurtel pidupäevadel ja kõige hiljemini sai see traditsioon siis pulmades, et Podruski või siis Mõrs ja sõbrannad kandsid vanikuid ja nagu näha piltidel neid vanikuid on väga erinevaid. Ja Mõrs ja küper on siis selline vana tüüpi talvemüts tegelikult, mis oli kaunistatud paelte või karraga ja karusnahaga ja selle tagakanti sellist suurt pooleks või neljaks murtud tšolgarätti või siidirätti. Kui ma lähen kuskile surnuaeda või kirikupühale, siis ma panengi peavöönd ja panen vähem asju endale kaela. Kui ma lähen pidusse või pulma, siis ma ikka panen ju uhkelt. Setunaine ei talita ikkagi nii nagu moslemi mõtteviis, et olen moekas või tahan, sellepärast, et ma tahan kanda, siis ma panen endale pealiniku pähe. Aga mul on ka valida, et äkki ma lihtsalt ei panegi. Lihtsalt ei pane. Et minu meelest ei ole siin nagu valiku kohta ju. Setunaisel ei ole ju valiku kohta ju. See on traditsioon on selline. Mõnel on ta ikka natukene selline, mina arvan, et edistamise või moe või näitamise teema ka või minu arust on peamine, see on minu arvamus, et ta oleks korrektselt peas. No ma olen ise tundnud, et kui ikka päev otsa nagu ära toimetad, et siis lõpuks ongi see linik tõmbub ülespoole ja vajub tahapoole ja panegu korrektselt tahad pähe, et siis avastab mingi pildi peal või kuskil kulmud on väljas. Just, mismoodi see linik nüüd mul peas on, et kodus panin ikka väga korrektselt. Ja, et see on see tavaline, et kui pilti tehakse, siis teed korraks tõukad selle liiku ettepoole. Et kulmud oleksid kindlasti sees. Ma mäletan veel oma vanaema, kuidas tema ka kogu aeg punus ja mulle tundus ka naljakas, et miks ta kambib tagant ette. Vaatad, et nagu vana inimene, et kas miks, meie kammime ju niimoodi, tema kammib niimoodi. Peadlik. الأنيقة اللي في البلاد كاع مشات هذا غادي نوريك انا داك الصريع اللي صوبنا هانتي باش عرفتينا شويه كيفاش نخدمو هانتينا هذا